Ahoi, mõtlesime, et teeme siia suviste Norra reisi videote vahele midagi talvist ka ja lähme siis vaatama üle ühte asja, millest on meedias räägitud siin viimase nädala jooksul tohutult palju. Nimelt sõidame mööda jääteed Saaremaalt Hiiumaale ja kohe jõuamegi Triigi sadamasse siin Saaremaal. Muidugi täna hommikul tuli selline huvitav teadanne ka, et kas vesi oli tõusma hakanud ja jää peale on mingisuguse praod tekkinud, nii et päeva esimeses pooles on nüüd jäätee hoppiski kinni olnud. Aga teada anti, et kella 2-3 vahel peaks jäätee lahti tulema ja kell on 13:42, nii et jõuame gramm varem siis kohale ka sadamasse. Ja ajaloo mõttes, kuna jäätee on avatud ametlikult siis ääretult harva, siis täna on meil 14. veebruar 2026. aasta. Et mine tea, võib-olla järgmine jäätee tehakse alles siin 50 aasta pärast lahti, nii et siis on see kuupäev ka paika pandud. Aga kohe oleme siis sadamas ja vaatame, mis meid siin ees ootab. Mingit väikest järjekord ikkagi juba näha ka on. Sadamas näitab praegu veis 380 meetrit. Tegelikult peaks saama välja arvutada, et millal me siis peale saame. Tunnis läks 30 autot iga 2 minuti tagant ja jäätee pole veel avatud ka, nii et ma pakun, meil on juba mingi 1,5 tundi ootamist siin. Tarktee portaali pandi just üles, et orienteerub avamisaeg 15. veebruari hommikul, ehk siis tänane jäätee sõit jääb meil olemata. Täitsa pekkis, me tegelikult pidime ööseks jääma, me juba broneerisime omale majutuse ka ära, ilma tagasimakse võimaluseta. Ühe ägeda sellise pisikese majakese mere ääres. Aga kui me helistame sinna äkki siis mingi, võib-olla on head inimesed, ei küsi täit summat vähemalt või midagi sellist, vaatame. Aga kui küsivad, siis lihtsalt ju neil on seda raha rohkem vaja. Ja. No ju näeb, seekord siis sedasi. Vaata, nüüd me saame nagu videomaagiat teha niimoodi, et 24 tundi on vahepeal edasi aeg läinud ja me oleme täpselt sama koha peal. No tere hommikust, tõepoolest 24 tundi peaaegu mööda saanud, täna on meil pühapäev, on 15. veebruar 2026 ja kell on 10:53, et kui me eile siis jäätee peale ei saanud, tulime kohale, selgus, et jäätee kinni, siis tänaseks on olukord muutunud, Tarktee portaal näitas, et jäätee on avatud ja nüüd me oleme tulnud sadamasse. Järjekord ka poole väiksem, meie ees on praegu mingisugune 1, 2, 3, pakun, et kusagil 6 autot. No nii, valgusvoor läks roheliseks ja siis paneme jää peale. Näed, siin on ka uus tee tehtud. Võib-olla läheb sealt. Me jääme siit. Nii, esimene takistus. Prao ületus. Kohe tuleb järgmine paraületus siin. Siin Villerevalt üles. Siin on korralik. Seda mingid siuksed kohti liifisidki üleilmselt. Siin kohati võib tekkida isegi siuke tunne, et kas sa ikka oled õiges kohas, sest vahepeal jäljed on hästi niimoodi laugelt laiali. Et tuleb lihtsalt siis pilku peal hoida niimoodi, et need kadakad jäävad sinust alati vasakule poole. Emba kumba poolt siis tuled.
siin on nüüd ka näha, vana rada on siit vasakult läinud. Siin on nüüd tõkked ette pandud. Ja on tehtud paremalt poolt. Ilgelt raputab ikka. Libe liigub praegu. Nüüd jälle mingid suuremad praod siin. Vesi peal. Me oleme nüüd enam-vähem keset merd jõudnud ja siin on veits nagu rahulikum. Ei ole nagu nii suurt raputamist ja tee tundub ka selline korralikum. Natukene libe ka. Siin praegu just vaatame, et selliseid teede hargnemisi on ikka päris palju siin olnud, kus ongi siis uued teed rajatud, ilmselt on mingid augud või praod nagu sisse tekkinud ja on jälle siis uus nii-öelda rada üles märgitud. Et peab vaatama, et see kusagilt nagu valesse kohta ei lähe, aga õnneks on sellised kadakad siin nende ristmike peale nii-öelda ette pandud. Et on tehtud kõik niimoodi, et inimesed siis jäätee veel kusagil ekslema ei läheks. Auk. Ja sellised roosad mummud pandud teede peale, et me siis aru saaks, kuhu minema peab. See on ju jää mingi kamakas on ära värvitud, on ju? Jah. Jälle suur pragu. Siit on näha, kuidas vana tee on läinud. Seal oli päris lai pragu vahel ka. Just see vana tee oli. See on lumidigi, et ma mõtlesin, no nii. Siin on umbes niimoodi, et nüüd lähme vana tee peale tagasi, aga üleni valgelt ei ole nagu sõidurada ka sees. Tekib tunne, et kas ma olen ikka õiges kohas umbes. Et selles mõttes on jah väga nagu mõistlik otsus teha see jääda niimoodi, et siit pimedas keegi ometi peale ei taas, siis inimesed, ma arvan, eksiksid küll ära ja paneks ei tea kuhu poole ajama. Suur veeauk. No kuidas oli siis? Erakordne. Ma pean ütlema, et raputab oluliselt rohkem, kui ma arvasin. Et kui ma kunagi siin mingisugune 11 aastat tagasi või millal see jääde viimati oli ka üle käisin, siis ta oli minu meelest nagu palju siledam kuidagi. Praegu ikka lammutab normaalselt. Aga muidu tore, sest ei või iial teada, millal järgmine jääde tehakse. See võib juhtuda alles siin võib-olla uuesti 10-11 aasta pärast, nii et vähemalt on nüüd taas üle käidud ja saab rääkida, et on tehtud. Ma enda eelmisest korrast ei mäleta midagi. Kui sile või kui narlik see tee oli, kui viimati käisin siin. Nägin praegu siin Hiiumaa pool ühte Leedu numbrimärgiga autot ka järjekorras, nii et ikka käivad siin kaugemalt ka. Eile olid lätlased Saaremaa pool, kes tahtsid siis üle minna ja saan aru, et nemad pidi ikka täna sõitu tulema, aga meie hüppame nüüd tuuletorni, lähme vaatame sinna ja siis keerame otsa ringi. Tagasi teel videot rohkem ei tee, et ega see jäätee siin vahepeal ma arvan, et ei muutu ja kui me ikka saame tagasi, sest 16.30, nagu öeldud, viimane auto peaks siis peale saama, nii et kell praegu 11:30, nii et väga palju meil jokutamist ei olegi. Ma panen nüüd korra veel ikkagi kaamera käima ja meie Hiiumaaga on jõudnud selline asi, et saime vahepeal teada, et Hiiumaa jäätee on suletud, veetõus on tekitanud jäässe uued praod, millal uuesti jäätee lahti tehakse, ei ole teada. Ja õnneks me jõudsime viimasel hetkel bronnida endale laeva peale kohani, et saame praamiga siis tagasi Hiiumaal Saaremaale minna. Aga meil on nüüd mõned sellised 3 tundi aega Hiiumaal natuke ringi vaadata ja oleme tulnud siis kuulsat seda Hiiumaa Eiffeli torni piiluma. Ja ma oleks muidu filmima hakannudki, aga lihtsalt see koht, kus Eiffeli torn asub, näeb minu meelest väga kummaline välja. Siin on kõik võimalikku sellist mingit träni kokku ehitatud, et jälle vaatame natuke lähemalt ka. No kus sa oled? Tule edasi. Tule. Vaata, huvitav toru on siin. Selle toru kaudu saad rääkida sõbraga, kui teise otsa üles leiab. Siin käib kummuli ka.
mõtlen selle majaga. Natuke kreenis. On veider koht või? Kus me oleme sattunud? Vaata, siin on ise teenindus. Sularahas QR-koodiga ülekandega. Kaks inimest, 8 euri. Nii, katsume siis skännida siin. No nii, saime pileti eest makstud. Ja see on vist kinni või? See on suveniiri pood. See ma arvan suvel ainult lahti. Okei, nüüd me tohime siit läbi minna. Et ma teadsin, et siin on see Eiffeli torn, aga ma ei teada mitte midagi, et siin on ehitatud selliseid maju ja ägedaid asju veel. Et minu meelest täitsa uskumatu koht. Natuke on niisugune õudusfilmi tunne, nagu maha jäetud. Siin ei ole kedagi, vaata, me oleme 2 käsi. Ja niisugune nagu maha jäetud lõbustuspark oleks praegu. Tšernobõl, niisugune. Aga ühesõnaga, piilume siis edasi. Varsti mingi naeraku nurgaga. Puu mingi, ma ei tea, mis okstest auto ehitatud, paju okstest auto. Üleval on ka mingi eriline värkstuba. Mul oli kunagi taoline monitor olemas. PlayStation. Testi, kui loll sa oled, sisesta 5–10 eurot. Okay. Testi tulemus teie e-mailile mõistliku aja jooksul. Korras, jah? Siin on suur liumägi, jah? Liumäest ma vist praegu alla ei hakka laskma. Aga suvel võib siin ju päris põnev olla. Selles videos polegi veel seda häält ju. Ui! No sellest kohast nagu ma ei saagi aru. Siin on mingi karumammide koht. Vaata, siin on lint ette pandud, ma arvan, see on lihtsalt nii lagunemisohtlik. Et muidugi on esimene mõte ka, et kas Eiffeli torni üles saab ka minna. No tegelikult nagu saab, on ju. Aga 2000 eurot trahvi saab ka, kui üles lähed. Mul nii palju pole kaasas. Sul on? Ei jälle. Ja see tuulakohin on ka päris hirmutav praegu siin. Niisugune reaalne õuduke tunne, nagu mingi vale pööre või ma ei tea. Nii, aga siit ma leidsin koha, kus saab siis otse kosmosesse vist lennata. See on igatahes kosmoserakett. Jah, taeva pealt. Majakasse. See on jah Kõpu majakas siin. Vaatame laeva peale sisse. Vadi. No vägev ikka. Et siin on magamiskoikud. Täiesti uskumatu. Ai, see uks on küll natkene viljakas. Kapteni tuba. Siit keerad rooli ja edasi ja tagasi. On närvaluked ja südamed valla heib muumid. Siin on muumimaa. See on nagu nii pisikene uks, et ma mahub sissegi siit.
lemmikut tegelast oli nendest. Tead, see on nii pisikeste ukstega, et ma ei hakka pigistama ennast siit sisse. Ja sa võid piiluda, sa mahud sisse sinna. Võid ülesse ka minna. Ma ei saa, mul on pea ära. Ja siis on meil siin eelajaloolist tegelast märgata. Ja see on ju mingisugusest pagana krohvist kokku ehitatud ja betoon. Ja näe, unicorn on ka siin. No see on ilmselgelt selle paiga peremehe auto siin. Korralik ürakas. Kõige tuunitum rekka, mida ma kunagi näinud olen. Uks on ka lahti. Ei no vägev. See on nagu seal lõunamaal need veokad on. Ei no ühesõnaga ikka väga uhke ja vägev koht siin Hiiumaal. Ei ole mina absoluutselt teadnud, et selline äge plats olemas on. Kindlasti soovitan siis tulla ja ma arvan, et suvel võib siin päris mõnus olla. Ma vaatan, siin on mingid ATV-sid asju ka, et võib-olla, et kui lastega tulete, siis saate natukene nii-öelda ringi sõita siin äkki ja lastega ma arvan, et võib siin igatahes päris põnev selline avastamine olla, kui saab neid liumägesid kasutada ja iga poolt alla lasta ja ronida ja turnida. Et siis kindlasti üks uhke koht igatahes. Aga meil ei ole nüüd muud, kui hakkame siis prammi peale sättima.